Rauno Alliku, oled tänavuse Premium-liiga esimene väravalööja. Palju õnne meile väga hea võidu puhul. Jah, et ei teadnudki, et esimene olin, aga see on küll meeldiv ja kõige tähtsam, et võitsime siin. Räägi see värava situatsioon lahti. Et algul sain seal keskväljal palli, siis nägin, et on palju ruumi ja läksin, siis tegin Albertiga kerge seina ja siis seal oli mingi sagin oli veel ja siis palli oli õnnelik mulle jala peale, siis ma olin nagu tühja väravasse. See Jõhvi väga kehva ei olnudki, aga peamine sellises faasis hooajal võtta need 3 punkti ära. Jah, täpselt, et no me ei leidnud eriti neid käike sinna ja et meil ei olnud väga palju võimalusi. Jõhvi lõi nagu 2-0 pealt lõid ühe tagasi veel, siis oli võib-olla korra isegi mingi ärev hetk, aga õnneks lõime kohe 3. ka veel. Aitäh! Uus mees Eesti Flora esindusmeeskonnas Roman Sovtšenko täna kohe Premium-liigas debüüt, kuidas oma esitusega rahule jäid? No alati võib paremini, aga no on kuhu kasvada. Meil oli hooaja esimene mäng Premium-liigas, sellises hooaja faasis on ilmselt kõige olulisem, et võtta 3 punkti nendelt tagumistelt meeskondadelt. Ja ma arvan, see on väga tähtis võitena selles mõttes, et ka esimene mäng hooajal, et enesekindlus nagu annab ikka tugevalt juurde. On esimene samm on hästi tehtud, nüüd peab järgmist mängu ka võtma. Millised vaheajal olid peatreeneri juhised, et see mäng ikkagi kindlalt võidusadamasse veeretada? Mind riietusruumis ei olnud, ma tegin soojaks juba ennast valmis mänguks, aga ma arvan, et peaksime natuke teravamalt mängima, võib-olla midagi sellist on räägitud. Sest teisel poolel oli näha, et me rohkem ründasime kasti ja üritasime teravust tekitada. Aitäh sulle! Eesti Flora vasakkaitsja Kevin Aaloe 3 punkti Jõhvi koduväljakult siit Kohtla-Järvelt ära toodud ja mis peamine veel sul endal värav ka kirjas? Jah, sattusin üles ja pall tuli otsa mu jala peale ja panin sealt suhteliselt terav nurga alt, aga need läks sisse. Ma olen suhteliselt väga rahul sellega. Ootasin seda väravat väga pikalt. Need olid 2 erinevat poolaega, esimene poolaega natuke võrdsem, teises me täielikult domineerisime, aga siis tuli see väga üllatuslik värav ja natukene lõi meid vist rütmist välja, õnneks lõpuks ikkagi kindel 3-1 võit. Ja üldse kuidagi närviline oli see mäng. Et nii palju ruumi, et ma kuidagi imestan, et kuidagi nii palju ruumi, et andsid meile üldse need. Ja me kuidagi ei suutnud seda ära kasutada kõigest, aga lõpuks ikka võtsime oma jõuga. Ja kõige tähtsam 3 punkti. Kui palju rolli see kõva väljak mängis? Ja väga suurt, et puutud hoopis teised ja pall põrkab kogu aeg. Aga tulime välja raskest olukorrast. Aitäh!